Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Paneme tähele ja võtkem südamesse tänase pühapäeva epistlit, mis on ka siis jutluse aluseks, kirjast Heebrealastele 10. peatükist 35. 39. salmini. Apostel kirjutab: ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Saab istuda. Eks hämaras saalis on omamoodi muidugi romantiline, aga tulega on natukene parem, sest mul on siin märkmed ja tekst ka ees. Siis ma saan seda pisut jälgida. Aga head kaaskristlased siin Tartu Maarja koguduses, õpetaja Timo ja kogu kogudus. Ma olen südamest rõõmus, et võin täna koos teiega siin väga erilises paigas, keset Tartu linna taastatavas Maarja kirikus advendi aega pühitseda, selleks, et valmistuda Kristuse tulemiseks lapsena, aga ka aegade lõpul kõik võitnud kuningana ja samas võtta teda vastu juba siin ja praegu, kui ta tuleb oma koguduse keskele elu muutvas evangeeliumis ja pühimas armulaua sakramendis. Ma esmalt tahangi meid kõiki õnnitleda, ütleme siis niimoodi, selle puhul, et me kristlastena kuulume nende hulka, kes taipavad advendi aja ja jõulude sügavamat olemust ja tähendust. Sest ega see ei olegi tänases maailmas midagi niisama enesest mõistetavat. Advendiaja karussell käib ju igal pool täie hooga. Inimesed valmistuvad. Inimesed on natukene võib-olla isegi ärevil sellepärast, et kas kõigega jõuab õigeks ajaks valmis. Aga milleks siis õigupoolest valmistatakse, see jääb nii mõnigi kord üsna ebamääraseks. Inimesed räägivad sellest, et jõuluajal on võimalus aeg maha võtta, endasse vaadata, lähedastega koos olla. Aga samas on üsna palju ka neid, kes möönavad, et jõulude kristlik taust neid eriti ei köida ja ei huvita. Ühelt poolt võib ju sellega justkui nagu nõustuda, et ega siis jõulude pühitsemiseks ja perega koos olemiseks ei pea ilmtingimata olema kristlane. Aga teisalt, kui me siis natukene mõtleme järgi, kas ei ole jõulud ilma jõululapseta nagu tühi kattepaber, millest kingitus on välja võetud või et seal polegi seda olnud? Kujutaksime ette olukorda, kus me kingime sünnipäeva lapsele uhke paberi, sellise ümmarguse või kandilisega, sees pole mitte midagi. Või näiteks nagu sünnipäevapidu, kus puudub sünnipäeva laps, kus inimesed on kokku tulnud, aga keegi ei tea täpselt, kelle sünnipäev on ja kedagi ei huvitagi väga, kelle sünnipäev või mis pidu see üldse on, peaasi, et saab süüa ja juua ja on lõbus.
Või siis veel üks näide, et kui me kujutleksime iseseisvuspäeva 24. veebruari, kus inimesed arutlevad omavahel ja ütlevad, et tühjasest Eesti riigist, kas teda üldse oli või polnudki, aga on lihtsalt tore talvepäev, kus saab midagi meeldivat ette võtta, on vaba päev, saab kiluvõileibu süüa ja paraadi või presidendi vastuvõttu vaadata. Võib-olla need on veidi karikatuursed näited, aga tegelikult see nii ju on. Eks annab ju ikka sünnipäevapeole rõõmu ja sära see inimene, kelle elu tullakse tähistama, kelle pärast tullakse kokku, kes on meile tähtis ja oluline. Ja eks ole ka 24. veebruari kiluvõileibadel ja paraadil ja presidendi vastuvõtul mõte ikkagi seetõttu, et meil on oma riik, mille üle me oleme uhked ja rõõmsad. Ja nii on lõpuks ka jõuludega. Aga mulle tõesti tundub, et meie kristlased oleme tänases Eestis omamoodi priviligeeritud seisus, sest meil on jõulud koos jõululapsega. On sünnipäev koos sünnipäevalapsega. Ja seetõttu on ka meie pühade rõõm, milleks me ennast ette valmistame advendi ajal, hoopis kaugemale ja kõrgemale ja sügavamale ulatuvam. See on rõõm sellest, et Jumal on tulnud meie keskele, et ta on laskunud inimlikule olemistasandile selleks, et meie võiksime tõusta jumalikule olemistasandile. Või siis, kui kasutada piibli ja kiriku laulude kõnekujundeid, tee taevariiki on avatud. Inimesele on antud kutse, võimalus ja kohustus seda teed käia, saada millekski või kellekski enamaks sellest, kes me praegu oleme. Ja see ei ole lihtsalt unelm, pühadeaegne romantiline unistus, vaid see on meie jaoks tõelisus, reaalsus, mille garantiiks on toosama Jumal inimene Jeesus Kristus, kes meie keskel sündis ja elas, õpetas ja tervendas, kannatas ja suri, üles tõusis ja on iga päev meie juures ajastu otsani. Aga head sõbrad, see omamoodi priviligeeritud seisus, nagu ma ütlesin, tunda jõulude tähendust, on meie jaoks ühtlasi ka vastutus ja kohustus tunnistada ja anda edasi jõulude tegelikku sisu ja sõnumit ühiskonnas, kus erinevad kombed, traditsioonid ja uskumused mõnikord ühte sulanduvad, hägustuvad, lahustuvad ja tähendusest tühjaks jooksevad. Ja veel kord, mul ei ole loomulikult midagi selle vastu ja ma kuidagi ei halvusta seda, kui inimesed võtavad pühasid selleks, et olla koos lähedastega, teha head, vaadata endasse. Aga seda peaksime me tegelikult tegema kõikidel pühadel ja tegelikult ka argipäevadel. Kuid jõulude eriline, spetsiifiline tähendus on siiski kusagil mujal. Ja see on ka meie kiriku ülesanne hoida seda pärimust, seda kuulutust, seda teadmist alal. Kui teie siin taastate Jumala abiga Tartu Maarja kirikut, siis ei ole küsimus ainult nende muistsete hoonete taastamises ja kättesaadavaks tegemises, vaid kristliku pärimuse, kuulutuse, õpetuse, elava usu alal hoidmises, mille üheks nähtavaks sümboliks on kiriku hooned, aga mitte vähem oluliseks on ka kiriku kalender oma pühade, oma sisu ja kuulutusega. Niisiis võime öelda, et advendiaeg on meile mitte ainult ka isikliku meeleparanduse ja Jumala suhte uuendamise aeg, vaid see on midagi, mis puudutab meid ka rahvana ja kogukonnana. See on kohustus ja võimalus
valmistada issandale teed ka meie rahva keskele, meie kodudesse ja koolidesse, haiglatesse ja hooldekodudesse, meie tööpaikadesse ja sõpruskondadesse. Sest igale poole, kuhu meie läheme, meie Kristuse tee valmistajad, sinna me viime endaga kaasa ka selle lootuse, igatsuse ja palve, mis oli algkristlaste südameis ja huulil, millega lõpeb piibel, kristlaste pühakiri. Maranata, tule, issand Jeesus. Ja võib-olla just selles seoses võivad siis meie jaoks saada kõnekaks ka need Heebrea kirja autori sõnad, kes räägib meile julgusest ja kannatlikkusest. Ärgem siis heitkem ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Me võime ka küsida, et võib-olla advendi ajal oleksid mingid teised märksõnad või soovid pisut kohasemad, kõnelda rahust, rõõmust, leppimisest, headusest, hoolivusest. Aga julgus ja kannatlikkus. Need näivad olevat hoopis teisest puust voorused, mida võib-olla oleks vaja näiteks sõduritele, kes relv käes elu ja tervise hinnaga oma kodumaad kaitsevad, et neil oleks julgust ja vastupidavust, või ka sportlastele. Aga kui me natukene vaatame seda tausta, siis kiri heebrealastele on kirjutatud niinimetatud teise põlvkonna kristlastele, tõenäoliselt juutidele, kes on pöördunud oma esivanemate usust Kristuse poole, kes on pidanud taluma naeruvääristamist, avalikku põlgust ja tagakiusamisi, aga nüüd on saabunud nende usuelus omamoodi vaikelu või mõõnaperiood. Nad on esimestest katsumustest auga läbi tulnud, aga nüüd on nende jaks justkui otsas. Nad on väsinud, tüdinud, valmis käega lööma. Heebrea kirja autor räägib rammestunud kätest ja lõtvadest põlvedest. No me võiksime jällegi siin mõelda nendele, kes on füüsilist treeningut teinud või pikamaa jooksu harrastanud ja teavad, mis tunne see siis on mingisugusel hetkel, kui need liikmed otse kui rammestuvad või on halvatud. Ja terve Heebrea kirja 10-12 peatükini on pühendatudki siis manitsusele ja õhutusele mitte taganeda usust, lõpuni vastu pidada, kindlaks jääda. Mis viga usklik olla siis, kui see niisugune esimene vaimustus on alles elav, kui sa kiirgad välja vaimustust, sa koged muutusi, aga vaimulikul elul on omad seaduspärad ja nii nagu selles on tõusud ja kõrghetked, nii on selles ka madalseisud ja mõõnad. Ja on võib-olla perioodid, kus tundub, et miski nagu ei lähe, taastad ja taastad seda kirikut, aga ikka valmis ei saa. Palvetad Jumala poole, püüad usuteed käia, aga mingeid nähtavaid märke, mille järgi saaks öelda, et ma olen nüüd nii pühaks või teistsuguseks saanud, justkui ei ole. On argipäev ja on küsimus, kui kaua siis me veel pingutame ja kas Jumal ikka täidab oma tõotused ja kas Jeesus Kristus tuleb, nagu ta on lubanud. Ja sellistel ajajärkudel on meil eriti vaja julgust ja kannatlikkust. Mulle tundub, et julguse all peaksime silmas pidama tänases keskkonnas, kus võib-olla kristlaseks olemise eest meid otsesed ohud siin maailma nurgas ei ähvarda. Aga me peaksime silmas pidama midagi, mida võiks nimetada
otsustamiseks või otsusekindluseks. Ja teiselt poolt aga ka usaldust Jumala vastu, nii nagu Martin Luther ongi selle kreekakeelse termini pareisia saksa keelde tõlkinud. Ja kannatlikkuse all võiksime mõista siis püsivust, kindlaks jäämist, ustavust. Otsustavus ja pühendumine Jeesuse järgimisel ei pruugigi olla sugugi lihtne ja enesestmõistetav. Seda eriti ajal, kus meile tundub, et meil on iga hetk lahti meie ees lugematu hulk võimalusi. Ja kogu aeg on vaja valida ja otsustada, kuidas siis täna meie elus ühe või teise asjaga on. Inimesed tänasel päeval eelistavad olla võib-olla mitte teadlikult, aga see tuleb vaikimisi ka ühiskondlike hoiakutega kaasa. Inimesed eelistavad olla usulistes asjades pigem turistid või tarbijad, kes käivad kirikust kirikusse, koolituselt koolitusele, võtavad ühest poest natukene ühte, teisest teist, maitsevad ja proovivad seda, teist ja kolmandat, aga justkui ei taha ennast pikaajaliselt millegagi siduda, sest mine sa tea, kas just see on, mida ma tegelikult vajan ja mida mulle pakutakse. Aga kui me loeme evangeeliumi, siis meile jääb pidevalt silma see otsustavus, mida Jeesus ise üles näitas oma elus, aga mida ta ootas ka oma järgijatelt. See otsustavus või julgus valida ja selle valiku juurde ka jääda. Teie jah olgu jah ja teie ei olgu ei, ütleb Jeesus mäejutluses. Kalurid pidid päevapealt oma püügiriistad, kodud ja igapäevase töö sinna paika jätma, et minna teele koos Jeesusega. Neile, kes vabandasid end kohustustega kodust ees, ütleb ta, järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta. Ja teisal ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riiki. Otsustavus Jeesuse järgimisel on ühtlasi ka usaldus tema vastu, et ta kannab meie eest hoolt, juhib ja kaitseb meid. Ja kui me otsime tema kuningriiki ja tema õigust, siis antakse meile kõike, mida me vajame otse kui pealekauba. Kannatlikkus või püsivus aga kõneleb meile sellest, et Jeesuse järel käimine kestab nii kaua, kui kestab meie elu. Ja koos sellega ka kestab vaimulik võitlus oma tõusude ja mõõnade, oma armukirgaste vaimulike hetkede ja hinge pimedate öödega. Jeesuse järgimine ei ole mingisugune kiiretele ja mõõdetavatele tulemustele orienteeritud projekt. See ei ole mingi nädalavahetuse retriit, mille läbijatele lubatakse, et kõik leiavad üles oma kaduma läinud mina või seavad oma elu eesmärgid ja konstellatsioonid paika. Vaid see on tee käimine, vaimulik võitlus, mis kestab kogu meie elu. Nii kaua, kui me oleme maailmas, nii kaua, kui me oleme lihas. Ja selle vilju lõigatakse alles igavikus Jumala kuningriigis. Alles siis saab selgeks see, mida meie elu on väärt olnud. Ja seetõttu me oleme kristlastena pigem maratonijooksjad kui sprinterid. Oleme need, keda ei peaks kohutama teekonna pikkus või raskus või surnud punktid sellel teel. Sest sellel teel on tagasilööke, on väsimuse ja tüdimuse hetki. On hetki, kui kiriku taastamine võtab oodatust kauem aega või koguduse elus ei lähe kõik plaanid ja ettevõtmised nii nagu kavandatud või on isegi segadusi või seisakuid. Sest teinekord me saame ka alles tagantjärgi vaadates aru, et Jumal töötab ka
segaduste, ka seisakute, ka mõõnaperioodide kaudu. Meil on omad kriteeriumid, meil on omad ajakavad, aga Jumal, tema käes on kõik meie ajad ja tema kasutab erinevaid olukordi. Ja seetõttu on meie jaoks oluline ainult üks asi. Üks Ameerika kristlik autor Peter Scazzero, kelle raamatuid on ka eesti keelde tõlgitud, kes on emotsionaalselt terve vaimsuse mudeli autor. Tema ütleb umbes nõnda, vaadates Jeesuse jüngritele, sellele, millised olid nende eksimused, nende libastumised, nende inimlikud vead, ja ta ütleb, et need jüngrid tegid peaaegu kõike, mida sai valesti teha, tegid nad valesti. Aga oli üks asi, mis nad tegid õigesti, ja see osutus määravaks. Nad jäid Jeesuse juurde, nad püsisid tema kõrval. Ja seetõttu on ka meie jaoks viimselt oluline vaid üks asi: hoida Jeesusest kinni, otsustada iga päev ja iga hetk uuesti teda järgida, tema juures püsida ja tema armust osa saada. Ja see, mida ma praegu ütlesin, mulle endale meeldiks uskuda, et see ei ole mitte niivõrd käsk, vaid pigemini evangeelium. Sest kui me saame aru, et oluline on tegelikult üks asi, siis see võib-olla ka vabastab meid sellest painest, et me peaksime 150 asja oma elus õigesti ja hästi tegema. Ma arvan, et Jeesus kutsub, julgustab ja lohutab meid tänagi ja ütleb meile umbes nõnda: armas vend ja õde, ma tean ja tunnen sind, mina olen sind valinud. Olen sind valinud koos kõigi nendega, kes minu ümber on kogunenud siin selles koguduses. Koos kõigi nendega, kes minule oma lootuse panevad ka maailma tuultes ja tormides. Ma tean ja tunnen sind ja ma ei oota sinult, et sa suudaksid ette valmistada täiuslikud jõulud või et sa oleksid täiuslik kristlane või täiuslik pereinimene või töötaja. Ma tean küll, et sa nii mõnigi kord komistad ja kukud, tüdid ja väsid. Aga ma tean ka seda, et sa armastad mind üle kõige ja tahad jääda minu juurde, mida tulevik ka ei tooks. Ära siis muretse homse päeva pärast, ära muretse nende asjade, olukordade ja suhete pärast, mida sa nagunii ei suuda kontrollida, ette näha ja mõjutada. Jäta need asjad minu hooleks. Luba minul sinu ja kogu selle maailma eest hoolt kanda. Ja ole julge, sest minuga koos ei pea sa midagi ega kedagi kartma. Ning ole püsiv ja meelekindel, sest isegi siis, kui sina väsid, hoian mina kinni su paremast käest ja olen iga päev sinu juures maailma ajastu otsal. Head sõbrad, kõik peod ja pühad, sünnipäevad ja jõuludki tulevad ja lähevad. Aga Jumala kuningriik on tulnud Jeesuses Kristuses, et jääda. Võtkem siis ta vastu ja avagem oma südamed ja elud sellele kuningriigile. Tema nimi olgu kiidetud ja austatud ikka ja igavesti. Aamen.